Minu nimi on Riko Veskiväli ja täna on vabariigi sünnipäev. Selle puhul vaatame Eesti Vabariigi sünnikaarti, milline on olnud meie ajalugu ja milline saab olema meie tulevik. Selles videos siis keskendume just Saturni ja Uraani transiitidele. Need on sellised kõige aeglasemad planeedid seal üleval ja tihti siis näitavad selliseid pikki protsesse. Saturni transiidid, nende juurde jõuame, need tihti näitavad siis selliseid karmilisi sündmusi, selliseid raskeid sündmusi, selliseid struktuuride muutumisi, uusi tsükleid nii inimese elus kui ka siis niiviisi riigi elus. Siis Uraan juba näitab selliseid pikemaid protsesse ja siin lõpus siis keskendume ka niiviisi sellele Eesti hetkeseisule ja mis meid siis tulevikus ootab. Aga hakkame pihta. Siin on siis näha Saturni astroloogiline glüüf ja Uraani oma ja siin me siis keskendume nendele täisringidele, kvadraatidele ja opositsioonidele Eesti ajaloos. Esimene siis Saturni opositsioon toimus aastal 1933. Mida see siis tähendab? Siin on Eesti sünnikaart mul lahti, siin astrotark.ee äpis. Siit on võimalik siis vaadata enda sünnikaarte ja muidugi siis ka näiteks riikide omasid. Ja siin on siis Eesti sünnihetk on ju siin 24. veebruar 1918, millal me siis peame mida me peame oma riigi sünnipäevaks. Ja siit, kui ma siis võtan lahti siit transiidid, siis siin olemegi hetkel siis aastast 1918 ja siis kerime siit edasi siia aastasse 1933, et siis te näete visuaalselt ka, et mismoodi see Saturn seal oma sellise esimese opositsiooni moodustab. Siin me oleme siis hetkel Eesti Vabariigi sünnihetkes, me näeme, et siin need välisplaneedid kõik kattuvad, Uraan on siin, kus Uraan on ja siis Neptuun ja Saturn on ka siin, kus nemad on, Pluto on siin, kus nemad on ja nüüd siis lähme edasi. Lähme edasi aastasse 1933 ehk siis 15 aastat. Ehk siis Saturn siin teeb üleval tiiru ümber päikese 30 aastaga ja siis opositsioon toimubki iga 15 aastase tagant. Ja kvadraat siis umbes iga 7 aasta tagant või seal ta natukene kõigub. Aga nüüd hoiame siis silma peal sellel Saturnil siin taevas ja Eesti sünnikaart siin keskel ja siis planeedid taevas, et kui me läheme siit edasi, siis me näeme, kuidas see Saturn hakkab siit liikuma. Ja aastast 1933 siis Saturn oligi pool ringi ära teinud ja see on ka selline märgiline sündmus siis alati inimeste sünnikaartides ja ka riigi ajaloos. Nüüd me siin siis näeme, et see Saturn on siis siin opositsioonis sünni Saturniga ja need on sellised kriitilised punktid inimese elus, riikide elus, institutsioonide elus. Ta on siis seotud täielikult sellise karmilisse teemadega, eks ju. Ja siis siin ühe etapi lõpp, siin on muidugi inimese vaatest, aga ühe etapi lõpp, teise algus. Vaatame siin väljapääsu puudumise tunne. Ta on siis sellised Saturni teemad. Saturn on selline struktuur, mingi uus millegi algus, millegi lõpp. Ta on hästi rõhuv, ta on raske, ta on siis väga selline karmiline. See on hämmastav, et kui inimeste eludes siis on näiteks seal Saturni opositsioonid või täisringid, nende juurde me siin jõuame ka, et see Saturni täisring on eriti oluline, siis tihti inimeste eludes korreleeruvad siis sellised või me näeme sünkroonselt siis selliseid suuri muutusi, selliseid alguseid ja lõppe, mõnikord kaotusi, mõnikord sündimisi ja nii edasi. Aga siis Eesti Vabariigi esimene opositsioon 15 aastat peale tema sünnipäeva, ja siis vaikiv ajastu. 10 siis selles vahemikus Saturni puhul ja siis nende välisplaneetide puhul on oluline vaadata ka siis seda 10 kraadist vahemikku, et kui ta siin on juba sellest opositsioonist umbes siin 10 kraadi lähedusel enne ja pärast, et siis hakkab juba see suhe toimima, me hakkame nägema neid sündmuseid ja mida siis lähemal seal täpsusele nad liiguvad siis eriti intensiivselt. Ja Eesti Vabariigi siis esimene Saturni opositsioon sünkroonis siis vaikiva ajastuga, täpne oli ta siis siin 15. veebruaril 1933 ja siin me siis näeme, et siis täpselt selles Saturni opositsiooni siin lõppakordis veebruar 1934 see lõppakord ja siis siin siis 12. märts 1934 president Konstantin Päts ja kindral Johan Laidoner kordasid riigipöörde. 400 vapsi vahistati, kõik 109 poliitilist parteid keelustati.
Parlament peatati ja algas vaikiv ajastu, autoritaarne periood ajakirjandusvabaduse piiramise ja valimiste puudumisega. Ehk siis me näeme, et Eesti Vabariigi sünnihetkest siis sai see pool Saturni ringi täis ja siis me siin all näeme selliseid sarnaseid sündmusi, suur korra, suur struktuuri, suur institutsioonide allakäik või muutumine, et need sündmused alati kajavad seal kaasa ja siis selle video raames me siis vaatame Eesti riigi ajalugu, siis me näeme nende planetaarsete seisudega tulevadki need kõige olulisemad hetked välja ja siis ka muidugi tulevik. Saturn siis vastandumas sünni Saturnile, struktuuride kriis, Saturn on struktuurid, ümberkorraldamine, noor vabariik seisab silmitsi oma esimese suure valitsemiskriisiga, demokraatia annab autoritaarlusele teed. Nii, siis selline esimene suur planetaarne transiit. Nüüd siis lähme edasi aastasse 1940, kerime siit siis aastasse 1940, siis me siis näeme, kuidas planeedile liiguvad ja siin siis tekib selline topelt seis, kus siia läheme siia juunikuusse, võtame siit selle juunikuu, siis samal ajal on kvadraadis omavahel Saturn ja siis Uraan, et see on selline topeltseis, siin me siis näeme, et Saturn teeb kvadraadi endale, et ta on siis oma selle esimese tiiru siin viimases 3 veerandis ja siis Uraan on siis oma selles esimeses veerandis, et ta on siis oma selle esimesed pool tiiru ära teinud. Siis korra siit näidata teile visuaalselt ka, et Eesti Vabariik sündis, siis Uraan oli siin ja siis aastaks 1940 oli ta siin veerand tiiru ära teinud. Ja siis kohe siis, kes ajalugu teab, siis mäletab, et see üks sellised karmimad aegu Eesti Vabariigi ajaloos. Siin siis see Saturni kvadraat ka siin teile visualiseeritud, et Eesti Vabariik sündis, Saturn oli siin ja siis aastaks 1940 oli ta siis seda 3 veerand tiiru ära teinud. Ja siis nendes sõlmpunktides, et siin, kui ta on siin veerand tiiru peal opositsioonis või siis siin kvadraadis või siin täpselt peal, et siis nendes 4 sõlmpunktis alati tulevad need Saturni teemad nii riikide puhul kui ka individuaalselt esile. Ja kui soovid siis teada enda transiitidest, et nende enda transiitide pidev jälgimine ja samas saab siin ajaloos tagasi minna vaadata, et mis hetkedel näiteks sinu elus olid olulised sõlmpunktid, meil kõigil on need olnud, ma olen enda omas jälginud, ka vaadanud, teiste inimeste omasid 10 sadu vaadanud, et see alati on sellises sünkroonis ja siin Aasta Tark lehel siis saad vaadata nii enda kui lähedaste inimeste neid transiite. Ja siis muidugi ka transiite saab vaadata siis ka ette, et siis me oleme rohkem teadlikud, et mis teemad meil elus aktiivsed on. Aga siin siis on ilusti näha see Uraani kvadraat Uraani ja siis Saturni kvadraat Saturni ja siis selline nii-öelda nagu topelt tabamuseks. Saturn kvadraat ja Uraani kvadraat. Siis see siis toimus siin 1940 märtsis kuni siin mai 1941 oli eriti tugevalt see ja siis täpsus oli siin 18. veebruar 1941 ja siis Uraanil samamoodi siin ütleme 1939 veebruar kuni august 1942. Täpsus oli seal eriti intensiivselt siis 15. aprill 1941. Siis 16. juunil 1940 võib olla siis sellised üks karmimaid aegu üldse Eesti Vabariigi ajaloos, eks ju. Nõukogude Liit esitab ultimaatumi. 16. juuni, 17. juuni Punaarmee okupeerib Eesti 90 000 lisasõdurit. 6. augustil Eesti annekteeritakse NSV Liiduks 14. juunil 1941. Siin siis, kui need tüübid siin on juba oma seda üsna tugevat täpsust saavutanud, esimene massiküüditamine üle siis 10 000 inimese Siberisse. Ehk siis jälle niiviisi sünkroonselt üsna hästi näha, et Eesti riigi ajaloos selline karm ja raske aeg, vabaduse kaotamine, ilusti siis korrelatsioonis ka sellega, mis seal üleval on, et kindlasti siis need planeedid ei põhjusta astroloogia, siis see arhetüüpne astroloogia siis lähtub sellest, et need planeedid ei põhjusta seal üleval neid sündmusi, et see ei ole selline põhjus-tagajärg, selline füüsikaline, mehhanitsistlik põhjus-tagajärg, nagu meid on koolis õpetatud, vaid see on pigem selline arhetüüpne kausaalsus või põhjus-tagajärg, et kuidagi meie olemus on sünkroonis sellega, mis seal üleval on, seda ei ole võimalik mõõta ega teaduslikult selgitada, aga kui me hakkame neid jälgima, siis on selgelt näha, et sellised sünkroonsused on olemas. Ja siis Saturni kvadraat täpne 4. juunil, Uraani kvadraat 25. juunil. 3 nädala jooksul tabas Eesti riiki korraga nii struktuuri Saturn kui vabaduse Uraan kriis. Ehk siis Saturn on seotud struktuuridega, Uraan on seotud vabadusega.
noh, see on selline pikem teema, et miks uraan seotud vabadusega on. Selle teemaga ma olen siin kanalil rohkem tegelenud ka, aga siin võib korra vaadata uraan, kvadraadi, uraani neid selgitusi. Ja just siis, kui on tegemist kvadraatidega või opositsioonidega, siis pigem on just need sellised raskemad, siis need, kuidas on siis need toimed või omadused või need energiat aktiivsed, noh siis ootamatu, siin on muidugi individuaalne, aga ootamatu muutus, kas ise algatatud või olukorrast tingitud, noh siis vaatame, mis siin veel on. Ebakindluse periood, ebastabiilsus, no siis uraan on selline järsk muutus, ootamatu. No ja siis mis saab olla veel ootamatu kui vabaduse kaotuseks? Vabadus on uraan, kaotus on Saturn, noh, see on otseses mõttes vabaduse kaotus nii riigi mõttes kui inimeste mõttes, et massiline Siberisse saatmine, noh, kajab kaasa. Ja muidu neid kirjeldusi siis alati, ma ütlen, ei tohi võtta sõna-sõnalt, et uraan ja nii Saturn kannavad endast sellist laia ampluaad või nad on selline arhetüüp ise on hästi mitmekülgne. See, kuidas ta individuaalselt elus välja tuleb ka, siis need kirjeldused aitavad avada seda välja, aga meie oma elus ja riigi elus või noh, näiteks, et räägime oma elus praegult, siis me saame ka nagu ära tunda seda arhetüüpi, et hakkab mingis mõttes hakkab meiega ise kõnelema meie indi sees. Aga siis, ja noh, mis on siis huvitav, et sellest 1940 uraani kvadraadist on siis, noh, tuletan meelde, et me oleme siin aastas 2026 ja siit on siis umbes 86 aastat on möödas, et see uraani täisring toimubki siin 80 seal 4 aastaga või 86 aastaga ja siis tegelikult täna me oleme just ka sellises samasuguses uraani kvadraadis sees, nagu siin tookord oli, et siin 1940 on läinud siis 86 aastat edasi, et uraan on taevast noh, üsna samas kohas ja samasugust kvadraati moodustamas meie sünni uraaniga. Ehk siis sellised sarnased teemad on õhus, noh, et mitte ajaloo ei kordu, aga ajalugu areneb edasi. Noh, et siis siin on kirjas, et ajalugu kordub. Viimane sama uraani kvadraat oli siis 2024 kuni 2025. Sama energia, teine tulemus, seekord oleme siis NATO liige, digitaalne suveräänsus 3,4% SKP kaitsele. Noh, ütleme nii, et kui siin 2000 siis, või 4 aastat tagasi hakkas Ukraina sõda, noh, siis kindlasti see aktiveeris inimeste sellisest alateadusest seda sõjahirmu või noh, ütleme, et pandeemia sai läbi ja siis see asendus sellise suure sõjahirmuga ja muidugi siis ka sellise hirmutamisega, millest me räägime siin selles video lõpus, aga mingis mõttes sarnased teemad, need vabaduse teemad, uraan on seotud siis vabadusega, ootamatute muutustega, ja nüüd uraani täisring hiljem täpselt, noh siin kogu selle Venemaa ja Ukraina sõja ja kõige selle valguses, siis me mingis mõttes saame maitsta uuesti seda hirmu siis võib-olla selle vabaduse kaotuse üle, mis siis seal aastal 1940 nii valusalt juhtus. Nii, Saturni esimene tagasitulek siis 1947. No siis vaatame, kerime sinna siis 7 aastat edasi, noh siin siis saate ka võib-olla niiviisi mõnusasti või täpsemini aru, et mida see uraani tagasitulek siis tähendab. Noh siin keskel siis on Eesti Vabariigi sünnikaart ja siis ütleme siin siis 30 aastat edasi või 29 aastat edasi Eesti Vabariigi sünnist ja siis uraan näete on siis taevas siin oma selle täisringi ära teinud. Ja siis kindlasti see Saturni täisring on inimese elus, see juhtub siis, kui me oleme seal 30-sed ja teine kord, kui oleme 60-sed ja siis kolmas kord, kui oleme seal 90-sed. See on üks kõige olulisemaid transiite üldse. Seda tasub jälgida, see on hämmastav, kui oluline see on, kui palju siis me näeme oma elus selliseid ühe etapi alguseid, muutusid, struktuur muutub, keegi sünnib, keegi sureb, neid korrelatsioone hästi palju. Kindlasti soovitan selle teemaga tegeleda ja kindlasti ka tulevikus räägin sellest uraani või siis vabandust Saturni sellest kojutulekust või sellest täisringist ja üldse Saturni transiitidest tuleb kindlasti mitu videot, aga esialgu plaanis on teha siis sellest ka kindlasti eraldi rääkida. Aga noh, siis Saturn konjunksioonis Saturniga, siin me siis näeme, et uraan on oma selle või siis Saturn on oma selle täisringi ära teinud
ja siis Eesti vabariigi siis esimene Saturni tagasitulek, Stalini terror, täpne siis 12. juuli 1947. See mõju oli siis tunda siin 46 ja 47, ütleme 46. aasta suvest kuni seal 47. aasta oktoobrini. Siis 46 kuni 49 sundkollektiviseerimine, metsavendade vastupanu mahasurumine, kommunistliku partei totaalne kontroll, Saturn on siis väga seotud sellise rõhumisega oma varju poolelt, kontrolliga. Ta on selline raske, öeldakse, et kui saaks valida selliseid elukogemusi, siis väga neid Saturni omasi ei valiks, sest ta on hästi reaalne, ta on külm, ta on selline karm, ta öeldakse, et ta on siis see karmikäeline selline jumal või midagi sellist. Siin siis 25. märts 1949 siis järjekordne küüditamine, eks operatsioon Priboi, üle 20 000 inimest deporteeriti 3 päevaga Siberisse, 2,5% kogu rahvastikust, 49% naised, 30% lapsed. Ka siis selle sünkroonis, siin muidugi paar aastat hiljem, 1,5 aastat hiljem, kui see esimene Saturni tagasitulek läbi sai, aga seal sellises sarnases aknas siis ütleme jälle selline hästi traagiline sündmus on ju riigi ajaloos. Saturni tagasitulek, esimene suur test, riik, mis sündis vabaduse nimel, on nüüd täielikult alla surutud. Saturni esimene ring viib tagasi alguspunkti, kas struktuur peab vastu, Eesti puhul peab, aga varjatud kujul. Rahvuslik identiteet jääb ellu, kuigi riik ise on okupeeritud. Ja lähme liigume siis edasi, Saturni siis opositsioon siis meile juba siin sellisest lähitulevikust. Siin siis saame edasi kerida, siin 1949, siin Saturn on juba sellest ringist mööda liikunud, aga sellised karmid sündmused riigi ajaloos, aga lähme siis siia juba meie uue vabariigi sündimise aegadesse ja vaatame, et mis planetaarsed seisud siis aktiivsed olid. Nii, ja nüüd oleme siin selles aastast 1992 ja siis näeme jälle, kuidas Saturn on opositsioonis siin iseendaga. Siin peab mõtlema, et mitmes see tiir see nüüd on siin 1918, siis ta peaks olema siin oma selle 3. tiiru opositsioonis. Ja siis sellised tuttavad teemad, eks, et 30. jaanuar 1992 oli see täpsus. Siis iseseisvuse taastamine Moskva putši ajal, 28. juuni 1992 uus põhiseadus rahvahääletusel, selline suur jälle selline korra muutumine. Institutsioon jälle tõuseb esile, oleme selles Saturni sellises sõlmpunktis ja jälle miskit uut, mis siis iseloomustab seda Saturni ennast või seda riiki, riik on Saturni institutsioonid. Selles on jälle siis selline sõlmpunkt. 20. juuni 1992 Eesti kroonrubla asendamine, 20. september 1992 esimesed vabad valimised ja siis Lennart Meri saab presidendiks. Siis Saturni opositsioon, küpsuspunkt. 1933 aastal andis opositsioon siis meile autoritaarsuse, 1992. aastal vabaduse taastamine ja uue struktuuri ülesehitamine, sama aspekt, aga selline vastupidine tulemus. Ehk siis sellisest totalitaarsest ühiskonnast sai jälle demokraatlik. Et see näemastab, kuidas siis nendel sõlmpunktidel on näha siis sellised riigi ajaloos, sellised märkimisväärsed sündmused. Nii, siis nüüd vaatame siis uraani tagasitulekut, et lähme siis siia, see on ka üks selliseid ägedamaid transiite alati riikide ajaloos hästi kõlavad vastu. Kas me olime siis siin aastas 2001 on ju, siin me siis näeme, kuidas see uraan siin on siis oma seda, siin on meie Eesti Vabariigi sünniuraan ja siis umbes seal 84 aastaga ta teeb siis selle täistiiru ja siin me siis näeme seda Eesti Vabariigi siis uraan on siin oma siis selle täistiiru ära teinud ja siis see ka alati märkimisväärsete sündmustega riigi ajaloos. Ameerika näited on hästi head, sellest on natukene siin enda kanalitel rääkinud ja kindlasti räägin tulevikus veel, aga siin siis on see uraan konjunksioonis sünniuraaniga. Siis selline loominguline ärkamine, suurem avatus oluliste elumuutustele, see muidugi selline isiklik, aga suurem originaalsus, huvi teaduslike, tehnoloogiliste, kunstiliste uuenduste vastu, siis see uraan on väga seotud ka vabadusega, ta on seotud tehnoloogiaga, ta on seotud ootamatute muutumistega, tehnoloogiaga eriti, suurem originaalsus, eksperimenteerimise ja leidlikkuse periood.
No siis, ja siis ajalooliselt mäletame hästi siis seda aastat 2002 ja seal 2003 ja siis see on see periood, mil siis see uraan on siin selles 10-kraadises vahemikus ja noh, siis digitaalne revolutsioon uraani täisringiga korrelatsioonis, täpsus siis seal 2002 6. veebruar, no siis 96 tehti tiigrihüpe, aga siis 2001, no siis see, millel kogu meie riigi siis digitaalne infra on üles ehitatud, XD, riigi digitaalne selgroog, tuli siis 2001, no siis digi-ID või ID-kaart 2002 kohustuslikuks, täpselt selle konjunktsioon uraani ajal, ütleme selline tehnoloogiline siis läbimurre, no siis Eesti võib-olla üks kuulsamaid startup'e 2003 siis Skype'i loomine Tallinnas, noh, Skype'i teab terve maailm, Eesti selline võib-olla üks kõige esimene suur tehnoloogiline edulugu, no siis 2005 maailma esimene e-hääletamine, mis tugines siis kogu selle XD ja ID-kaardi ja selle peale, no ja siis siin 2004 märtsis oli see, mil oli ta siis viimast korda selles 10-kraadises siis selles orbiidis ja noh, seda 10 kuni 15 kraadi loetakse sellises mõjusaks, noh siis ka sellised suured asjad Eesti riigi ajaloos nagu NATO liikmeks astumine ja siis Euroopa Liidu liikmeks saamine hämmastavalt siis korrelatsioonis siis selle uraani täisringiga. Seal on Ameerika ajaloos on need ka väga hämmastavad, et esimene uraani täisring korreleerus neil siis kodusõjaga, teine uraani ring korreleerus siis teise maailmasõja aegse ajaga, mille Ameerikas sai juhtiv siis selline jõud maailmas ja siis praegune sai ka neil just läbi või oleme seal selles lõpufaasis, kus ka siis Ameerika on sellist suurt revolutsiooni või muutust nii tehnoloogilist kui ka struktuurilist läbi tegemas. Ja siis nii, aga sealt natuke see Ameerikast ja siis, et see uraani tagasitulek on alati hästi huvitav ja noh, siis inimese elus on alati oluline siis vaadata just siis siin õppematerjalite all näete siis inimesse või enda sellist kõige olulisemat transiite ja siis see uraan, opositsioonis uraaniga on alati inimese elus üks sellised olulisemad, see toimub siis seal vanuses 40–42. Et seda soovitan ka vaadata, kui tunned huvi näiteks enda transiitide vastu. Nii, aga vaatame, liigume siit edasi. Noh, uraani tagasitulek, täisring, e-riik, digi-identiteet, noh, kõik siis need tehnoloogilised teemad ärkasid siis NATO Euroopa Liit, kõik uraani tagasituleku aknas, Prometheus ärkab, noh, siis see uraani selline Kreeka vastaja on selline Prometheus. Ma sellele ei hakka siin pikalt peatuma hetkel. Nii, Saturni kolmas tagasitulek siis 2005-2006 ehk siis Eesti Vabariik seal umbes 90-aastane ja Saturn on siis ära teinud, noh ma siin kerin edasi siis aastasse 2005 me näeme siit, kuidas see Saturn siit läheneb siis sellele koju või selle alguspunktile ja siin ta siis ongi nii-öelda koju jõudnud, ehk siis oma aastaks 2005 on siis Saturn oli 3 tiiru ära teinud ja nüüd jõudnud tagasi siia, kus ta oli siis Eesti Vabariigi sünnihetkel ja siin siis ongi näha jällegi sellised sarnased teemad, eks, ja kes siis mäletab 2000 keskpaiku siis selline võimas kasvu ja muutuste periood. Raha voolas, SKP kasv 10%, 2006 siis oligi see tippaasta, kõige suurem SKP kasv Eesti riigi ajaloos, no siin 10,3%, mäletan ise ka neid aegu, kus siis raha voolas ja muudkui ehitati ja ehitajatel olid siis üli suured palgad, ei jõudnud ära ehitada kõike ja siis 2006 siis Maailmapank klassifitseeris Eesti kõrge sissetulekuga riigiks, noh, jällegi siis selle kolmanda Saturni riigiga selline küpsemise teemad, selline uus struktuur, jällegi millegi vana lõpp, uue algus. Buum lõppes siis muidugi 2008 aasta kriisiga, SKP -14 aastal 2009, kuid Eesti taastus ja liitus Eurotsooniga siis 1. jaanuar 2011. No aga siis selline oluline punkt jälle Eesti riigi ajaloos, selline Saturni kolmas tagasitulek siis sellise suure kasvu ja jällegi sellise võimsa mängijana, no võib-olla siis selle Nõukogude Liidu, endiste liiduriikide sellise number 1 eduloona esiletulek.
kolmas Saturni tagasi tuleb küpsus ja tunnustus pärast siis 47. aasta terrorit ja 76. aasta stagnatsiooni jõuab Saturn 3. ringile. Eesti on nüüd Euroopa Liidu NATO liige, majanduslik edulugu, struktuur toimib. Selline tugev küpsus, eks. Nii, ja siis Uraani kvadraat, praegu või oleme siit välja minemas või kogu see, mis on siis siin toimunud viimasel paaril aastal selles Ukraina sõja valguses ja mingist tohutus siis sellises hirmus vabadust kaotada ühelt poolt hell teema, eriti siin vabariigi aastapäeval, aga siis täpsus oli ta siin märtsis 2025, siis kaitsekulud, Eesti on olnud siis see eesrindlik siis oma selle kaitsekulutuste koha pealt, muidugi siis maksud siis on kõige selle arvelt siin tõusnud, mis selle asja nimi selle julgeolekumaks, eks. Et sellest ma räägin siin natuke hiljem ka juurde, aga siis 4-aastane investeerimisplaan, 2,8 miljardit eurot, eesmärk 5,4% SKP kaitsele ja jos mäletad, et see transiit oli siis seotud selle 1940 aasta transiidiga, et siin kui nüüd kerida edasi siis sellesse lähiaega, siis me siin näeme, et see uraan on siin täpselt samas kohas taevas, kus ta oli seal 1940, kus me kaotasime oma vabaduse. Ja siin need teemad on ju valusalt meie sellises kollektiivses alateaduses traumas alles ja kindlasti siis ka väga palju sellised otsuseid või see, kuidas siis täna ka näiteks, ma ei tea, võib-olla siis ka manipuleeritakse inimesi siis hirmuga on siis seotud selle eelmise 1940. aastate sündmustega. Et vabadust ei taha keegi kaotada nii, nagu tookord seda tehti. Ja siis 1. detsember 2024 jälle selline võib-olla nagu läbimurre, et Kaja Kallas sai siis Euroopa Liidu kõrge esindaja, esimene eestlane Euroopa tippjuhina. Ja siis detsember 2024 jälle selline uraani kvadraat, Eesti saavutas 100% digitaalse riigi valitsemise. Jälle siis mäletan, et uraan oli seotud ka siis tehnoloogiaga. Nii, ja siis sama uraani kvadraat nagu 1940, siis oli siis meil okupatsioon, vabaduse kaotus, selline ootamatu vabaduse kadumine, uraani selline varjupool, territooriumi hõimamine, nüüd on siis NATO eesliini riik, digitaalne suveräänsus, kaitseinvesteeringud, sama energiaga vastupidine tulemus. See on selline suur teema ka, aga tihti, kui need planeedid siis moodustavad oma neid või teevad ära neid oma täisringe või kui nad on nendel sõlmpunktides, siis alati need teemad arenevad edasi või need sarnased teemad tulevad uuesti ülesse, et nad saaksid siis sellise uue suuna võtta, olenevad siis kuhu poole nad liiguvad. Sellest räägib ka siis selle arhetüüpse astroloogia sellise looja Richard Tarnase kosmose psüüheraamat, mida praegult siis Postimehe fond tõlgib ka eesti keelde, äkki siin aasta-kahe jooksul see ilmub, siis saate eesti keeles lugeda ka siis nendes suurtes tsüklites. Ja, et siis selline sarnane teema siin Eestil ka praegult nagu 1940 selle uraaniga, siis keegi ei taha seda vabadust kaotada ja siis niiviisi üsna jõuliselt ja ma ei tea, kui targalt. See on muidugi selline asi, mida ei tohi kõva häälega öelda, et võib-olla meid hirmutatakse liiga palju selle sõjaga ja me nagu paneme üle selle kulutustega siis võib-olla siis üleüldse, kas siis riigikaitse puhul või siis üleüldse, aga see on suur teema, mis on selline üsna kuidas on siis kontroversiaalne või controversial või siis millest tuleb nagu ettevaatlikult suhtuda. Nii, mis siis praegult Eestil toimumas on, et Pluto on siis operatsioonis meie siis sünni Neptuuniga, hüppame siis siia tänasesse päeva, vajutame siia tänasesse nupu peale. Ja siis me siin näeme, et see on selline suur teema, meie sünni Neptuun ja siis siin Pluto on taevas vastas. Kes see Neptuun siis on? Neptuun on siis seotud selliste ideaalidega, selline võib-olla siis riik kui ideaal või selline, kuidas me siis näeme Eesti riiki sellise ideaalse vormina ja mingis mõttes siis ja siis Neptuuni vari on siis seotud kõik selliste kuidas siis öelda, siis selliste illusioonidega või selliste meelepäitetega või segadustega. Ja kuna see Pluto on siin opositsioonis, et siis pigem siis kõik sellised
meie enesepilt või selline või mis see Eesti riik nagu meie silmis on sellise ideaalse vormina on ju või millegi kui riik kui idee, eks. Või milline see ideaalne riik üldse milline see ideaalne riik üldse on. Need teemad on sellised hästi intensiivselt aktiivsed ja siis muidugi Pluto on seotud siis üldse nagu võimuga. Samas ka siis sellise intensiivistamisega, et need mõlemad on hästi tugevalt aktiveeritud ja mõjutavad üksteist. No siis Pluto muidugi seotud ka võimuga ja siis varjupooled siis sellise korruptsiooniga või siis sellise, kuidas on siis võib ka vaadata seda, et siis läbi sellise hirmu juhtimisega, et kui me tahame siis oma sellist ideaalset riiki säilitada, eks, et siis selline üsna selline varjulik hirmutamise taktika on ka valitud sinna, eriti siin võimu erakondade poolt. Ja see muidugi siis võimuerakonna taktika olnud siin viimasel paarikümne aastal on siis selline pidev Vene siis ohuga hirmutamine ja siis läbi selle valituks saamine. Siin pigem siis vaadata siis seda varjupood, see muidugi siin need kirjeldused on pigem individuaalsed, aga siin võib siis vaadata, et siis võib-olla selline võimu himude manipuleeriv sissetung sellise riigi kui sellise ideaalsesse kujutisse. Mis siin siis veel on sellise oma välja kujunenud reaalsusnägemuse hävinemine. Siin selle taustalt siis võib-olla kajab kaasa hästi tugevalt see riigi kui institutsioonide usalduse kaotus on ju, et see on siis alates sellest koroonapandeemiast tohutult alla langenud ja see on muidugi ülemaailmne, aga inimeste usk kui riiki, kui sellisesse millessegi, mis on selline ideaalne või mis hoolitseb meie eest või selline ideaalne riik või ideaalne Eesti Vabariik, kes siis peaks seisma selliste baasväärtuste eest nagu sõnavabadus ja isikuvabadus ja seisma meie hüvede eest, eks kui riik kui selline miski ideaalne, mis on Neptuun, mis siis nagu hoiab ja tervendab ja mis on mingis mõttes selline positiivne ema, eks ju, et selline asi on nagu hävinemas, vaata Pluto on see miski, mis siis nagu transformeerib, toob üles mingeid varjuteemasid, et selline usk sellisesse valitsejatesse või usk institutsioonidesse on see languse teel ja meil on ka mingis mõttes, nagu meile siis söödetakse ka selle võimuladviku poolt või need, kes siis nagu kontrollivad neid masse, mis on Pluto, selliseid illusioone, ülipalju söödetakse ette meile illusioone, võib-olla see kõige suurem illusioon, mis siis nagu on kohati on reaalne, aga millele siis, mida siis nagu raiutakse nagu üliintensiivselt on kogu selle Venemaaga hirmutamine, et inimesed on niivõrd ära hirmutatud ja siis muidugi see võimuladvik on ise ikkagi ei ole ju võimeline hetkel transformeeruma, et hoitakse kinni siis ülitugevalt siis sellistest et ühelt poolt raha ei ole, aga teiselt poolt siis käib räme siis selline raha kulutamine mingitesse ülimõttetutesse kohtadesse, ehk siis mingis mõttes hoitakse kinni sellisest mingist vanast illusioonist, mis meie riik on võimuladviku poolt ja ei lasta sellel transformeeruda. Selline lai teema ja üsna selline valulik teema ka, võib-olla siin kogu sellise või selline ohtlik teema või selline õrn teema, kogu selle vaba riigi kui sellise vaba siis olemisviisi koha pealt, et täna hommikul siis paljud inimesed käisid lippu heiskamas ja tunneme täna uhkust siis oma vabariigi üle 108. sünnipäeva üle, aga siin selles varjus, mis on Pluto, on väga palju siis segadust, mis on Neptuun, palju illusioone, eriti siis nende inimeste puhul, kes siis seda riiki juhivad, pidev mingi maksude tõstmine sellepärast,
et säilitada siis nii-öelda see struktuur või säilitada see illusioon, et mis nende arvates peaks kuidas see asi peaks toimima, eks, et me ei ole võimelised muutuma, me ei ole võimelised siis, ma ei tea, seal mitte korraldama mingit mitmesaja tuhandesi mingit kriisijuhtimise konverentsi kuskitel hotellides. No kui sa loed neid pealkirju, siis see on nagu ajuvaba, milline raha raiskamine käib, siis samal ajal laenatakse raha juurde. Iga Eesti inimene on hetkel võlgu mingi mitu tuhat eurot, mida ta siis peab intressidest maksma või tasuma siis enda siis nii-öelda sissetulekust on ju, ja see riigi võlg aina kasvab ja siis samal ajal nii-öelda see struktuur ise ei muutu, et üsna selline keeruline aeg hetkel, selline kuidas öeldakse, et see võlakriis või siis riikide eelarvete kriis on üks selliseid suuremaid teemasid hetkel ja noh, siis mingis mõttes selline Pluto on siis seotud korruptsiooniga, ma ei hakka siin üldse neid Rail Balticuid ja asju nagu mainima ja siis sellist Neptuun siis seotud illusioonidega. Siis hetkel me oleme siis sellises ajastus on ju, see Saturn ja Neptuunist ma olen üldse siin rohkem rääkinud sellel kanalil, ehk siis Pluto on siis meie selle riigi Neptuuniga siin opositsioonis, siis võib-olla tasub olla nagu ülimalt skeptiline selles suhtes selle ilusa jutu puhul, mida need inimesed, kes omavad võimu, selline ideaalne ilus jutt on Neptuun, on ju need, kes omavad võimu, on Pluto, ülimalt skeptiline ja inimesed on ülimalt skeptilised, sest peale seda koroonapandeemiat on usaldus institutsioonide vastu märkimisväärselt kadunud ja siin need on muidugi kirjeldused natuke või need kirjeldused on siis viitavad pigem sellise individuaalsele, aga ma siin üritasin siis natuke kirjeldada seda läbi nende nii-öelda arhetüüpide siis seda riigi olemust, eks. Ja mis ma oskan siin kokkuvõtvalt öelda, et mingis mõttes on siis sellise hiljuti siis oli ka Hardo Pajulal oli Tähenduse teejuhtide saates oli Ahto Lobjaka ja siis Varro Vooglaiuga sarnane teema siis, mis minust täpselt rääkis siis nendest illusioonidest või sellest ideaalsest riigist või mis on tegelikult need põhiväärtused või need ideaalid, mida me peaks siis enda riigi puhul järgima ja kuidas siis tegelikult täna nendest kinni hoita või riik või need, kes võimu omavad Pluto, et seal need tegelikult väga ei jälgi seda. Seal siis tekkis sellised huvitavad arutelusi selle üle, et millele me peame olema ustavad, et kas valitsusele ja lipule, mis õõnestab meie põhiväärtusi ja neid, mis tegelikult moodustavad siis sellise demokraatliku ja vaba riigi, et millised väärtusi me peame jälgima ja siin on sellised transformatsiooni teemad, siis sellise riik kui ideaal, mis on riigi põhiväärtused, millisena me näeme enda riiki, et siin selline transformatsioon on toimumas ja see on hetkel aktiivne, siis tasub sellel silma peal hoida ja et siin hetkel selline seis, siin tulevikus on siis Uraan siia sünnikaardi Jupiteri peale minemas, mis on selline tehnoloogiline läbimurre, suured läbimurded alati toimuvad selliste seisude ajal. Ehk siis sünnikaart on alati ka selline tervik või see transiiti tuleb vaatada ka tervikult, aga siin tänases videos siis piirdume siis selle Pluto ja Neptuuniga, mis siis võib-olla avab natuke siis seda välja, kus me täna oleme, suhtuda siis võib-olla kriitiliselt kõige selle ilusa jutu peale, mida meile räägitakse. Ja tänapäeval tuleb üldse eriti kriitiline olla siis üldse kõige osas, mida sa kuulad. Kindlasti ka siis selle jutu osas, mida mina siin räägin, et astroloogia on selles mõttes ka nagu hea, et seda saab minna siis ise ka järgi vaadata, ise kontrollida. Innustan seda siis teid tegema, et siin saab siis näiteks oma sünnikaarti vaadata. Siit saab siis ka oma laste, vanemate, sõprade sünnikaarte vaadata.
kuulsate inimeste sünnikaarte. Siin on minu sünnikaart ja siis saab enda transiite jälgida, et ma arvan, see transiitide jälgimine on ka siis selliseid üks viljakamaid osi astroloogiast, et siin on sellised pikaajalised teemad, mis on aktiivsed, lühiajalised ja, et head vabariigi sünnipäeva, head siis riigi tähistamist, sellised teemad siis hetkel õhus ja, et selline mustrite sümmeetriat siis täna jälgisime Eesti Vabariigi puhul. Need Saturni teemad tulevad eriti hästi esile, Uraani teemad tulevad eriti hästi esile just tema nendel tagasitulekute puhul, opositsioonide puhul ja palju õnne siis meile kõigile sellise vabariigi puhul ja siis võib-olla oleme siis kriitilised nende inimeste üle, kes meid juhivad, sellepärast et paneb ikka üsna kukak kratsima kogu see asi, kuidas seda asja seal aetakse ja kui ebamõistlikult ja niiviisi nagu ülbelt käiakse ringi, siis rahaga eriti. Mingid muutused siin peavad toimuma nii või naa. Kas see on siis tehnoloogiline, Eesti sünnikaardis siis tuleb see hästi välja ka, et selline tehnoloogia on meile alati omane olnud ja sest me oleme siin sündinud päike Uraanis väga lähedal, siis selline tehnoloogiline pool on Eesti olemusel alati tugevalt kaasas, eriti siis selle vabariigi sünnikaardi puhul, aga muidugi ajalooliselt võib-olla siis on tehnoloogia üks see pool, mis aitab meil seda riiki kuidagi mõistlikumalt ja paremini ohjata, kasutada ja juhtida. Igal juhul veel kord head vabariigi aastapäeva ja näeme siis juba järgmises Astun Tark videos järgmisel nädalal. Tšau!